Nii nagu lubasime, jätkame ülekannet Pärnust PAF Openilt, 3. turniir Eestis, rahvusvaheline ITF-i turniir ja teine mäng täna, mida kommenteerime Eesti mängija osavõtul Hendrik Inno ja vastane tal Leedust Lukas Mugevitšus ja servib Inno. Esimene punkt ja Innole see 15-0. Kõik tänased mängud on esimese ringi kohtumised. Mänguvõitja pääseb 16 parema hulka. Ülekanded saavad teoks Delfi TV ja Eesti Tenniseliidu koostöös. Suurepärane löök Innolt, et siin ei ole midagi kommenteerida. 30-0. Inno igapäevaselt treenib Rakveres. Linnas, mis on Eesti tennisele kinkinud mitmeidki häid mängumehi, vast kõige tuntumad on seal treenerina praegu aktiivselt tegutsev Maret Tani ja Andres Võsand. Mõlemad ka maailma esisaja mängijad olnud. Nüüd hea tõrje Mugevitšuselt ja siis on 30-15. Hästi mängitud, 40-15. Lukas Mugevitšus on 19-aastane ja momendil maailma edetabelis 757 reket, mis on temaga kõrgem koht seni karjääris. Äss ja Inno võitis esimese game'i 1-0. Mugevitšus on päris edukas olnud paarismängus. Võitnud sel aastal 4 turniiri koguni. Ja üksikmängus nii edukas tal ei olnud, aga üldiselt selline päris terav mängumees, et mäletame, et suvel Estonian Openil Kalevi tenniseklubi väljakutel ei olnud Ivanovil sugugi tema vastu lihtne mängida. Null. Aimas küll vastase servi suuna, aga pall jäi siiski võrku.
tõrje pikaks. Indrek Kinno on siis alles 17-aastane ja samuti saab siin võrreldamatuid kogemusi. Ka Tartu turniiril sai ta vaba pääsmega põhitabelisse. See siis nüüd teine turniir tal. Ja nüüd mängis kindlalt Leedu ja võttis oma servi ilma probleemideta 1-1. 1-1 esimeses setis. Kevitšus on tennise taustaga perekonnast pärit. Tema isa on andmetel siis Leedu Davis Cupi koondise kapten. Seega pole siin midagi imestada, et ka poeg on tennise juures rakendatud. Ja ei jõua pallini. 0-15. Serv. Ja hea serv oli ja suure vaevaga suutis leedukas selle palli üle lüüa, aga kahjuks hinnalt ikkagi lihtne viga. Oli palju võimalusi, kuhu mängida, et iseenesest see suund ei olnud vale suund. Pikaks läks pall. 15-30. Hea teine serv. 30 tasa. See vaba pääsmega turniiridele Eesti mängijate lubamine on selles mõttes hästi mõjunud, et 2 meie noormängijat on ka noppinud oma esimesed ATP punktid. Tartus tegi seda Kristjan Tamm ja Tallinnas Mattias Siimer. Just kui selle loogika järgi on siin Hendrik Hinnal see võimalus peaks olema, aga teades ja varem näinud Lukas Mukävitšuse mängu, kindlasti see saaks lihtne olema. Usun siin vastane peaks ka veidikene nii-öelda abiks olema selle. Kindlalt mängib, tasamäng. Lühikeseks jäi see pall ja Mukävitšusel ei olnud mingit vaeva eestkä Winneriga lõpetada see pallivahetus. See oli pikk veidi. Ideaalne tõrje, see serv oli ka selline piisavalt pehme ja aeglane, et siin polnud Leedu mängijal mingit probleemi. Ja edu väljas ning esimene murdepall ka selles mängus.
lihtne see valle praegu on hinnal. Mäng tasa. Hea serv oli sinest, aga jäi praegu võrgus kaugele pallist. Ja teine murdepall Lukas Mukevitšusele. Rabakuga ei õnnestunud punkti lõpetada, aga viimane pall oli ikkagi kerge saak Hinnale ja nüüd on teist korda Hinnal võimalus see geim. Selles geimis oma servi hoida. Pikk ja tasavägine geim. Väga hea serv. Võist nurka vasaku käelisena teise kasti platsilt välja ja 2-1 juhib Hinno esimeses setis. Üks Hinnale ja nüüd servi kord Leedule see Lukas Mukevitšuse käes oli võimalik, oli tõrjutav pall. Paraku outi. Oli valmis tõrjuma jälle positsiooniliselt õiges kohas ja 30-0. Vastane on oma servi lihtsamini hoidmas kui Hinno.
ja äss ning 2-2 seis esimeses setis. Jah, selline küünalpalli või lopi moment seal oli, aga pigem oleks võinud selle lüüa diagonaalis. Nurk oleks olnud parem ja siis võinuks see pall isegi võib-olla sisse kukkuda, aga niimoodi jäi see tõste pikaks ja 0-15. Ja tegelikult praegu leedulane tõrjus väga hästi ja survestas Innot. Ilmselgelt lohakalt lõi selle viimase palli võrku ja 15 tasa. Tundub, et leedulane Inno on isegi rohkem nii-öelda mängus sees, selles mõttes, et mängib, ei lase ennast häirida ja millestki ja väga keskendunud. Leedulane on teatavas mõttes veel hajevel, et võib-olla tunnetab, et peaks Innost üle olema, aga seni pole see ülekaal niivõrd ilmne veel esialgu olnud. Nüüd ei olnud jälle omakorda, nüüd ei olnud Inno valmis. Tõrje oli küll suhteliselt sügav ja tajalus, aga ka mitte nii keeruline, et siit nüüd kohe eksida vastu ja jääb oma serviga ikkagi surve alla. Eelmine servi game tuli raskustega kätte. Iseenesest hästi mängitud, jah, oli õnne küll võrgu tripsuga, aga tegelikult oli see välja mängitud punkt. Et iseenesest oli õiglane lõpp, et antud juhul see kui mõni nimetab seda kobaks, siis ma siiski ei oleks ülekohtune Inno suhtes, et ilusti välja mängitud punkt. $30 tasa. Ja aga tähtis oluline punkt ka, et 15-30 seal oli. Ja serv 40-30. Eelmises game'is oli Inno servi game'is oli Mukevitšusel 2 murdepalli. Ässasid on mõlemad siis ühe ässa löönud. Topeltvigu pole olnud. Ja nüüd oli selles mõttes topeltõnn, et esiteks võrgu trips ja väljakule jäänud pall oli ka Mukevitšusel jalus, nii et kuigi punktid pidi ikkagi lõpetama passeerlöögiga Inno, aga tubli ikkagi ja see servi game tuli kergemalt kätte kui eelmine kord ja 3-2 juhib Inno esimeses setis. Senistes täna esimese ringi mängudes on võitnud Jakob Adak Tusson Rootsist, hispaanlast Valnarenas Gualdat üllatavalt kindlalt 6-4-6-2. Hollandlane Jelle Sels võitis prantslast Artur Mitardi 6-2-4-6-6-1.
Jevgeni Tjurnev võitis teise venelase Ilja Lebedevi 3-6, 6-2, 6-1. Sakslane Jannik Maaden siis eelmises mängus, mille me kommenteerisime, võitis Mattias Siimerit 6-2, 6-1. Ja Jan Sabanin Venemaalt võitis soomlast Verreri Tuomit 6-1, 6-4. Ja momendil on käimas 2 kohtumist. Nähtav mäng Mukevitšus Inno, 3-2 Innole seni ja 15-0 Mukevitšusele. Ja teine mäng, mis on pooleli, kohtuvad 2 rootslast, Christopher Solberg ja Jesper Brunström. Seal Brunström võitis esimese seti 7-5, kuid teises on Solberg 3-0 ees. Oi, no nüüd kehvalt mängitud 30-0. Ja taustal, nähtaval mängu taustal, kõrval väljakul hakkavad mängima venelane Richard Musaev sakslase Deniss Kapritšiga. Ja teine äss Mukevitšuselt ja 40-0. Ja oma servi on ikka Mukevitšus hoidnud nüüd siin ilma probleemideta. Jälle hea serv ja seis on 3-3. Ja ilusti mängitud Inno poolt 15-0. Ja tõrje läks napilt out'i ja 30-0. No nüüd oleks vaja võib-olla Innol tõesti vähe kergemini võita oma game. Eelmised 2 servi game'i olid, ühes oli vastasel murdepallid ja eelmise servi game ei olnud väga kindlalt võidetud. Topeltviga 30-15. Esimene topeltviga mängus ja see läheb Inno kontosse. Ennegi ütlesin, siis leedulane on Hajevel ilmselgelt. Mõtted mujal. Aga Innole on see ainult kasuks ja 40-15. Võimalus 4-3 ette minna. Väga hea serv ja 4-3. Esimene set juhib Hendrik Inno. Inno mängul ei ole väga suurt midagi ette heita ja mängib seda mängu, mis ta on võimeline mängima ja kartust oponendi suhtes ei tunne, vähemalt seni. Poolte vahetus. Sai nüüd uuritud natukene minevikus sobratud ja kui nüüd päris see info vale ei ole, siis viimane täiskasvanute rahvusvaheline turniir Pärnus toimus 2002. Ja mäletatavasti aega tagasi suvel, kui Eestis toimusid rahvusvahelised võistlused, siis sageli peeti mõni turniir ka Pärnus.
seni ongi peetud neid kas Tallinnas, Pärnus või Kuressaares. Siseturniir sellise mastaabiga esmakordselt ka Pärnu tennisehallis, mis on väga tore. Väga korralik hall on siin ja me teame, et Pärnus on tenniselu hästi aktiivne. Head suured klubid ja mis veel parem, et saab olla. Ja Inno, kes nüüd on leedulase oponent, saab ka ehk järgmisest aastast harjutada sisehallis Rakveres, kus korralikke talviseid mängutingimusi pole. Siis projektid on kinnitatud ja loodetavasti ehitus ka hiljemalt järgmine aasta hakkab pihta ning lisaks temale tuleb seal veel teisigi perspektiivikaid mängijaid peale Eesti tennises. 0-15. Ai, kahju. Lihtviga sisse. Nägi võimalust kindlasti praegu ja tahtis mängida diagonaali pikalt tahajoone alla, survestada vastast. Siiski pigem arvan, et ka Inno peaks mängima, nii nagu ka Siimar eelmises mängus, pigem kannatlikult mängima. Loomulikult, kui on võimalus vastast survestada, siis seda tuleb teha, aga veidi kannatlikum olla. Võrgu puude oli, see läheb kordamisele. Pärnus on sisehall, kus on 6 väljakut. 4 on kõva kattega. Katted, ütleme nii, et võib-olla kõige kiiremad ei ole, aga igal tegemist on kiirema tüüpi väljaku kattega. Ja ülejäänud 2 väljakut on vaibkattega, nii nagu me teame, on enamus väljakuid Tartus ja Tartus toimuski ITF Paf Open just vaibkattega väljakutel. Pikk oli praegu. Ja 15:30 on nüüd esimest korda on teatavat ohumärki ka Leedu mängija servil. Väga kahju, oli võimalus. 30 tasa. Ja ei saa öelda, et midagi oleks valesti tehtud. Lihtsalt Rabakuga eksis Inno praegu ja ei tulnud 2 murdepalli. Punkt. Ja Rabakut lüüa oleks vist keeruline pall, mille Lukas Mugevitšus lõi küünalpalli üle Inno. Kõrvalt vaadates tundub, et võib-olla oleks võinud sealt isegi proovida seda Rabakut lüüa, aga kindlasti poleks see lihtne Rabak olnud. Kerge kukkumise pealt oleks pidanud seda lööma. Aga lastes see 2 vahel oli ta ja enam ei olnud mugav pall tagasi lüüa. Paraku nii, 40-30. Ja jättis nurga tühjaks. Sai küll kätte veel palli, aga teha ei olnud midagi. 4-4. Ja eksis Rabakuga seisul, olles vastaservil 30-15 ees, Inno. Ei kasutanud võimalust ära. Eksis kerge palli. No mitte kerge, aga ütleme, palli, kus tal initsiatiiv oli. Ei tulnud neid murdepalle. Tundub, et vastane on selline ka suhteliselt emotsionaalne mängumees, et
väga hea moment olnuks servi murdmiseks. Nii, 4-4 servib Hendrik Inno. Lihtne viga. Loodetavasti ei seganud pall, mis oli praegu väljaku kõrval, ta oli täpselt seal silmanurgast oli tõenäoliselt näha, kui ta eeskätt lõi. Võis natukene tähelepanu mujale juhtida. 0-15. Ja seti kulminatsioon lähenemas, aga esimene serv on ebakindlaks muutunud ja topelt viga otsa. Ohtlik on nüüd see seis juba. Teine topelt viga ja 0-30. Eks sageli see mänguklass saab määravaks just olulistel otsustavatel hetkedel. Ja nüüd on need kätte saanud esimeses setis. No... Mul tundus, et see ei tule see pall üle võrgu. Riskantne ettevõtmine, aga niivõrd ootamatu, et need olen isegi liigutanud ennast 15-30 sellise seisu pealt ka veel, et õnnestus. Hea serv. Ja mängis pehmelt, aga õnneks luges vastase passeeri. Ei olnud lihtne see volle Innolt ja suutis üle lüüa, aga ütleme, ettevalmistav löök ei olnud ehk kõige paremate killastuks. Rohkem kui keskele kehasse löönud, siis oleks õigustatud selline löök olnud. Aga lõpp hea, kõik hea praegu esialgu. 30 tasa. Nädast ikka esimest servi vaja. Eks vastane ka ei tõrju seda teist servi ka ülemäära teravalt. No, paha viga, kärsitu. Murdepall Kevitšusele. Peaks olema mängu kolmas temal. No nüüd oli õnne ja tuli võrk otse servilt ja vastane tervis võrku. Mäng tasa. Ja kohtunik on meil kogenud Aleksander Jürgens, kellega me võtsime ka intervjuu Tallinnas toimuvalt Pahva Openil. Tema ei lase ennast sellest küll häirida, kogemusi on piisavalt ja luges selle servi sisse. No, videokordust me ega siit ei saa aru. No ju siis oli ikka õige pall, ütleme nii. Ja nüüd game pall juba Innal. Hea serv. Tuli võrku ja ehmatas vastas ära ja tõri auti ning 5-4 Innole. No esialgu see üldpilt pole sugugi halb. Aga Arst tuleb väljakule, huvitav. Ahaa, Innol on mingid probleeme huvitaval kombel, mis see siis tal on? Kas saame aru ka? Turniiri Arst tuli tal üle vaatama teda.
meditsiinilist pausi ei hakanud võtma Inno. Jõuti siis ette nähtud aja jooksul. Aga midagi tõsist kindlasti ei ole tegemist. Mängupildis ka ei olnud näha midagi, mis oleks häirinud Inno mängu. Ja päris hea vastase servise ilusti tõrjutud ja kahju. Sai hästi vastase servi mängu. Väga raske pall, filigraanne volle, ega see lihtne ei olnud. Isegi tundus natuke selline afäär, see võrku tungimine, aga no sellise mängu vastu ei saa ka Leeduks midagi teha. 15 tasa. Kahju, hea löök. Aga külje pealt auti. 30-15. Aga jah, kõik punktid, et ei ole leedukas nüüd suutnud survestada Innot ja sinust kaks viga, lihtviga Innol ja üks ideaalselt mängitud volle. Et selles game'is on seni 3 punktis on olnud Inno nii-öelda peategelane, läinud punktid leedulasele 35, jälle pall mängus ilusti. Ja nüüd eksib leedulane, tasa 30. On natuke endast väljas ja ei tunne millegipärast platsil hästi Lukas Mugavicius. Siin peitub Inno võimalus. No nii, esimese servi jälle ebaõnnestus. Ja Leeduks mängis hästi, üks pall oli joone peal. Ja 40-30. Kohe survestas Innot. Ei jätnud midagi juhuse hooleks. Eksimus ja seis on 5-5 esimeses setis. Mängulises mõttes oli võimalus selles game'is Innol. Aga jättis kasutamata. Topeltviga ja pahal hetkel, seis on 5-5 ja game'i esimene punkt, et enesekindluse mõttes ei tohi teha sellist viga. 3. topeltviga muidu Innalt ja kohe see punkt kiiresti kätte saada. 0-30 oleks juba väga ohtlik. Õnneks serv õnnestus ja 15 tasa. Out. 30-15. Kannatas ära nüüd ilusti.
ja kahju. Ei saa otseselt süüdistada selles löögis Innot napilt out'i, aga no, kes teab, võib-olla siin oleks võinud üllatada vastast, lüüa hoopis teise nurka. Vastan juba liikus selles suunas ja tegelikult võib-olla oleks saanud selle palliga ilusti tagasi löödud. 30 tasa, no need on võib-olla selle mängu üks tähtsamaid punkte seni. Tuli võrku ja ei olnud kõige õnnestunum kombinatsioon. Ma arvan, seis ei olnud vastav selline, kus oleks pidanud kohe ette tungima. Sest ka need punktid, mis on võrku tungides Inno saanud, on mitmel juhul olnud tema nii-öelda filigraanse mängu tulemusena, et iseenesest raskest positsioonist on punktid kätte saanud võrgus, aga nüüd otsustavatel hetkedel ja näete, ja nii ongi. Nüüd tuli ka jälle võrku. Ma pigem paneksin selle kogenematuse arvele. Ja 6-5 on mu Kävitšu sees esimeses setis. Seni on Inno mänginud väga korrektselt ja rahuldavad, pigem isegi hästi. Seis 6-5 võinud ka tema kasuks vabalt olla ja paraku see servi breik, servi kaotus ikka pahal seisul. Uued pallid ka tulevad ja see tähendab, et mu Kävitšusel on teatav eelis. Hea tõrje ja teiselt servilt saab survestada leedukat Inno. Üldiselt leedukal ongi esimene serv ei ole väga hästi jooksnud ja selles on ka sellel on Innol olnud veidi kergem mängida ja nüüd me näeme jah, et tal on kas siis ninast on verd hakkas jooksma, enne me märganud seda. Sellest siis arsti abi ta vajas. Hea serv mu Kävitšuselt. Ja tõrje suur aut oli jah. Ma kohtun iga hakanud isegi ütlema, aga Inno ei näinud. 15 tasa. Ei, kahju. Hea serv oli tegelikult ja õnnestus tõrjuda. Napilt auti. Häda tõrje oli, aga lööd palli üle ja alati on võimalus, et vastane eksib. 30-15. Viga. Oi. Nüüd tuli küll paha viga. Ei katnud üldse palli ära, ei olnud valmis servi tõrjaks. Ja 40-15. Täiesti ootamatut olukord on jõudnud sinna, nii et leedulasel, mu Kävitšusel on 2 set palli. Kuigi veel mõned minutid tagasi tundus, et võinus kõik teistmoodi minna. Ja pall lakke kahjuks päästis küll, mis päästa andis Inno, aga punkt ikka leedulasele ja 7-5 esimene sett. Lukas Mugevitšusele nüüd veidi pikem puhkev paus settide vahel ja mäng jätkub. Aga kokkuvõttes võib Inno mänguga rahule jääda. Kahju lihtsalt, et
ei oleks üldse välistatud, et see seti võit võinus ka temale tulla. Läheb Inno ennast korrastama, igal juhul ninaga tal probleeme on. Algas teine sett. Innolt hea punkt ja 30-0. Et jah, leedulane on kogenum, kuigi ka noor mängija suhteliselt ja on võib-olla see ka mängupildid, et on mänguklassid. Innost üldiselt kõrgemal, aga Inno on seni mänginud päris korralikult ja veel kord tahaks rõhutada, et see 7-5 võit Leedus ei tulnud sugugi kergelt. Võib-olla päris siis viimases 2 skeemis kohati tuli Innol mõni selline lihtviga sisse või paar vale otsust pigem taktikalises plaanis. Siis üldpilt on väga korralik olnud ja nüüd Inno võttis kindlalt oma servi teise seti alguses ja juhib 1-0. Kuni seisuni 5-4 oli Inno peal kogu aeg. Seejärel sai 3 geimi leedulane järjest ja nii ka seti võit 7-5.
0-15. Ja hea punkt oli praegu. Ideaalne volle Innolt. Ja 0-30. Kärsitus ja see on nüüd kogenematusest. 15-30. Nüüd ei olnud. Ja pall jäi võrgu peal seisma ja 30 tasa. Viga. Ja teist korda järjest sama situatsioon, pall võrgu peal hüppab, aga kukub Inno poolele tagasi. Ja mäng tasa, oli murdepall. Out. Järjekordne murdepall. Kõige parem lahendus. Tahtis siis lühemat krossi lüüa või siis pigem läheb selline tunne, et üldse mõtlema, mida teha ja seetõttu ei jälginud palli ega asend ei olnud korralik. Liht viga. No Inno õnneks ei jookse täna, aga esimene serv leedulasele. Siin peitub ka teatav võti. See annab rohkem võimalusi Innol. Teised servilt kohe survestas leedukad. Jah, nüüd selles skeemis on, kuigi on olnud 2 murdepalli, on ikkagi paar korda
väga ennatlikud otsused Innalt. Ja see pall oli leedulase lihtne saak. Ja seis on 1-1, kuigi 2 murdepalli oli antud game'is Innol. Okjavitsusel on olnud mängus 4 murdepalli, millest ühe ta ka realiseeris tänu sellele. Ja seti võit ka ja see oli seti lõpus juhtus seisul 5-5. Oli õnne, plats oli täiesti tühi, ükskõik kuhu võis Leedule praegu lüüa, aga lõi pikaks 15-0. Ja serv 30-0 ja antud mängu võitja siis läheb kokku venelase Richard Musaevi 8. asetus ja sakslase Deniss Kapretši mängu võitjaga. Kapretš pääses põhiringi läbi kvalifikatsiooni ja seal on ka Musaev juhtimas 5-2 esimeses setis. Nüüd Inno tuli võrku, eksis. Vabandust, 4-2 juhib seal Musaev kõrvalväljakul toimuvas mängus. Tasa. Ja selline taktika kassihiire mäng läks vahepeal väga pehmeks. Leedukas ei kasutanud ka oma võimalust ära ja tegelikult üks pall oli, mida oleks võinud ta lüüa küll väga healt positsioonilt, aga mängis ebaõnnestunult 40-30 Innole. Ja serv ja 2-1 Inno juhib teises setis.
hästi mängitud. Ei olnud lihtne. Supermäng hinnal 0-30, supermäng. Nii tulebki mängida. Loomulikult ega alati pruugi õnnestuda selline löök, aga rõhutan, et vaatamata esimese seti lõpus teatavatele valedele lahendustele napilt kaotatud sett, siis ikkagi see kogu mängupilt on päris hea. See tabanud palli. See on jah huvitav, et just sellises teatavas eduseisus siis tuleb viga sisse. Omamoodi klassikaline olukord. No, sai hästi palli mängu. Ja tuleb jälle viga otsa. Oli kohti sellest, suund õige. Aga tehniline sooritus ebaõnnestunud. Eelmised pallivahetused on näidanud, et leedulane ei ole puhtalt võitnud väga palju punkte, et tegelikult kannatust, veidikene rohkem kannatust. Ei ole leedukas kõige paremas hoos ja pikad pallivahetused, seal ei ole näha, et need oleks konkreetselt leedul selle eelis. Vaatame. Kahjuks tõrjeauti oli 0-30 ja juba 40-30. 3 kiiret punkti. Ja võib julgelt öelda, et üldiselt need punktid olid ära antud. Vastane ei pidanud küll suurt midagi tegema. Palju ainult üle mängima. Yeah. No nüüd oli peen tõrje ja tasamäng. Topelt viga. Ja edu innol. Ja nüüd tegi hea servi Mugavitšus ja siis on mäng tasa jälle. Ja veel üks murdepall. No võiks nüüd ikkagi selle vastase servi lõpuks ära murda.
napilt neil edukas praegu sisse selle palli. Ja mäng tasa, võitluslik punkt oli. Ja nii, veel üks murdepall. Ja 2-1 ees ja hea moment servi murdmiseks, oma serv otsa ja võt nüüd kahtlane serv oli, aga kohtunik luges selle veaks. Servia näeb seda kohta küll ka päris hästi, aga siin on millimeetrite küsimus. Ja sellest häirituna Mugavitšus eksiski ja 3-1 teises setis Innole. Midagi öelda, korralik esitus seni olnud. Viis murdepalli on Innol rohkemgi olnud kui Mugavitšusele, lõpuks ta õnnestus tal murda, nii et see õnnestumisprotsent murdepallidel on 20% seni. Kuid ega kõik on veel ees. Vähemasti vastase servi breik on varuks olemas. Teist. Ja nii ütlesingi, et 3-1 vastase servi murdmine ja just sellel hetkel 2 kingitud punkti. Lihtsalt kingitud mängust, lihtne viga ja nüüd topeltviga. Kusjuures 4. topeltviga 2 ässa kõrvale. Ja nüüd jäid Inno löögid lühikeseks ja vastasel oli hea survestada. Ja 0-40, nii et tagasi breik ripub päris õhus praegu. 0-40. Sellise suhteliselt võrdse mängu juures 0-40-st välja tulla on ülimalt keeruline. Viimase punktiga ka mängis ennast lõksu. Kaotas geimi, kuid ikkagi endiselt veel juhib 3-2. Mõlemad on breikinud ühe korra servi teises setis.
aga otseselt öelda, et nüüd Leedu mängija, jah, ta ei eksinud selles skeemis kordagi, aga ega need punktid, viimane pallivahetus oli pikem. Inno ise pigem kinkis selle game'i. Võrk oli. Ja nüüd supermäng Leedusel. Supermäng. Ja see 3-1 selline seis, kus ei oleks tohtinud haaret nõrgestades. Vastane oli teatud mõttes segaduses, olid keskendumise probleeme ja võrreldes suvel esitatud partiidega Estonian Openil. Ja 30-15 topeltviga. 3. Esimene serviliselt pole üldse jooksnud täna Leedusel, et kahjuks selle statistika puudub, kui suur see esimese servi tabamise protsent. On 30 tasa. Ei saa kuidagi esimest servis sisse. Siin peituvad omad võimalused hinnal. Ja no võimalus on seda palli siis võib-olla lüüa tugevamini. 40-30, aga ikkagi andestamata viga sellise seisuga. Topeltviga, teine juba selles skeemis, kokku 4. Mõlemad on 4 topeltviga teinud mängus. Mängida on küll võimalik. Kui esimeses täna ülekantud mängus oli Mattias Siimaril sakslane vastane Jannik Maaden. No seal oli tunda mängupildis klassi vahet. No, aga me oleks saanud ka nõuda 16-aastaselt Siimarilt, et ta oleks olnud tolles mängus favoriit, aga seal oli see klassi vahe tunda. Siin on väga sitkelt paneb vastu ja ei ole midagi hullu absoluutselt. Esialgu on küll tunne, et on võimalik Leedulist võita. Ja selleks tuleb, ja nüüd tegi Leedul jälle ja uskumatu. Ja nüüd põhimõtteliselt võib öelda, et Leedul kinkis selle game'i ära Innole. 4-2 ja oma serv. Tuleks hoida oma servi.
selles keerulisemas seisus vastane kohe lisas natuke tempot. Aga selline tulise peaga mäng võib talle endalegi kätte maksta. Ja seda momenti just peaks hinna peaks ära kasutama. Hea serv. Ja hästi mängitud, tunnetas ära, et pall jääb külje pealt auti ja 30-0. Ja juba 5. game'i saamine lähendab seti võidule Innot. Jälle super serv ja 40-0. No nüüd õigel hetkel sai oma kahuri tööle. Tubli. Teatavasti esimeses setis ühe game'i 40-0 pealt Inno andis ära. Üks punkt veel selles game'is ja nüüd otsustas võrku tulla. Ja ütleksin, et ja 40-0 tundub, et nüüd võiks julgemini mängida. Ei usu, et see päris õige lahendus oli. Vastasel praegu mäng ei jookse kõige paremini ja pigem lasta see surve vastasele, et las vastane teeb neid vigu ja langetab otsuseid. Õnneks eksiski, nii et nüüd nägimegi, et jäi taha mängima, muidugi teiselt servilt ei olegi mõtet võrku tulla, aga see näitakski praegu. Vastane on segaduses ja on keskendumisprobleemid, otsib põhjuseid kuskilt mujalt, kas kohtunike tegevuses või mida iganes. Tuleb lasta nii-öelda selles kuumas vees küpseda vastasel. Ise säilitada külm pea ja 5-2 teises setis. Et küll 3 game'iline edu, aga tegelikult on ta ainult ühe breigiga peal praegu. Vastase servilt võib tõepoolest võib-olla ehk julgemini mängida. Teisest küljest edu toonud taktikat ei ole mõtet ka muuta. Eks näis nüüd, et kas Leedul on seal on midagi veel varuks siin. Sest ei usu ka, et ta nüüd päris selle teise seti sellelt seisult nüüd ära annab. Ja need on eksib järjekordselt ei taba palli. Ja 0-15. Oli valmis küll. Natuke vajus ära löögi ajal. 15 tasa. Praegu murdes saaks ta alustada otsustavat setti oma servilt. Suu juba ja tõesti Leelune eksib väga lihtsalt praegu. Väga tujukas. Eelkõige pall mängu ja üle saada. 15-30. Hästi mängitud Inno poolt ja 15-40, 2 sett palli. Viga. Nüüd halvasti tõrjus, pall on väljaku peal, aga loodetavasti see ei sega. Ja joone peale tõrje ja riski tõrje ning seti võit Innole 6-2. Ja oli ka esimeses setis oma võimalused, kuid seal leedukas kahjuks võitis 7-5. Ja veidi pikem paus otsustava seti eel, puhke paus mängijatel ning algab otsustav set. Hoiame pöialt Innole.
otsustav sett on alanud mitte kõige paremini Henrik Innole. Kohe esimeses game'is oma servi peal on ta 15-40 taga, 2 murdepalli leedulasel. Väga pehme serv. Jõuab. Aga löök ebaõnnestus. Ja 1-0 Mugevitšus otsus 7-1-0 ees. Kahjuks jah. Vahepeal just rõhutasime, et võites teise seti, et on hea alustada oma servilt otsustavad, et teatav eelis ikkagi paljal peaks ju olema. Aga ei kasutanud Inno seda olukorda ära ning kohe andis oma servi ära. Jah, pigem andis. Tegi ka ühel topeltvea game'is. Ning Mugevitšus otsustas setis 1-0 ees ja oma servi. Muud ei jää üle, kui kohe tagasi murda. Ja ei tõrje pikaks. Kas nüüd on pannud teise keegu sisse. Ajavel ja uimane ta eriti teises setis tundus näis olevat. Mängus ta favoriit on iseenesest. 30-0. Jaa, tempot on lisanud leedulane igal juhul. Napilt auti ja kindel ära löök iseenesest, aga auti napilt 30-15. Tõrje võrku ja 40-15. Ja teine serv ja Kein Mugevitšus ja 2-0 otsustavas setis. Ei ole see seti algus väga rõõmustav. Nüüd küll ei tohi Keimi mingil juhul kaotada. Ja ei olnud see volle kõige halvem võib-olla, aga kas see võrku tulek nüüd kõige õigem käik oli? Igal juhul 0-15. Reipam on küll leedulase mäng praegu olnud viimastes game'ides. Võrgu puude oli esimesel uuesti, praegu oli õnne Innal. Aga uuesti ronis võrku, et ega serv oli korralik, aga kas see on nüüd põhjendatud? Tuli jälle võrku. Ja nüüd võitis ilusti mängis 15 tasa. Vaatame, kas see servilt võrku tulek, kohe esimese servilt võrku tulek ongi strateegia Innal.
küll kõige lihtsam rabak, aga pannes palli lasi juba väga madalaks. Tõste ei olnud ka väga kõrge. 15.30. Selline planeeriv pall, raske otsustada, et läbi lasta teda ka. Ehk ei oleks õige olnud. Ebamugav pall oli. Nüüd pall lühikeseks, veel lühemaks. Ja siin ei olnud midagi teha, vastasel ainult vormistamise küsimus. 15.42 murdepalli. Ja otsustav sõit hakkab käest libisema. 2 murret. Üldiselt tundub, et oleks liiast. Vaja esimest servi, igal juhul vaja esimest servi. Võimalik, et Inno tunnetas, et tagajoonel ei suuda leedulasega konkureerida ja sellepärast otsustas võrku tungida, et ei tundnud ennast taga nii kindlalt piisavalt. Aga ma ikkagi endiselt arvan, et igalt pallilt praktiliselt võrku tungimine, et see ei ole siiski õigustatud. Ja nii on 3-0 Mugevitšus otsustusseti sees. Nüüd alustab Leedul oma servigeemi topeltveast. Ja lihtne viga. Ja out ja eelmine pall ka kätte vastasele reketi peale 30-15. Kuidagi enam ei leia rohtu. No ei tule üldse rabak välja, no ei usu, et nüüd tuled segavad. Vähemalt 4 eksimus rabakul selles mängus ja viimased 2 rabakut on täiesti ebaõnnestunud. Kõik ilusti volle löödud initsiatiiv, aga et lõpptulemusena mitte midagi, 40-15. Võtan meelde, et Tartus mängis ka 3 setti
Inno põhitabeli esimeses ringis ja siis oli tal vastaseks venelane Jevgeni Listratov, muuseas siis eelmise Tallinna toimunud Pahv Openi finalist ja seal oli samamoodi otsustava seti kaotas Inno kindlalt 6-1 ja 4-0 Mugevitšus juhib. Ju siis ikkagi see klassivahe on olemas ja siis otsustavas setis lööb see rohkem välja. Kui rõhutan, Inno on siiski, see üldmulje on väga korralik, et kahju jah, et kahel turniiril, kus ta on vaba pääsmega peale saanud, et 3 setti mängib välja ja no ega see mäng veel ka läbi ei ole. Aga keeruline seis, 2 murdega on ta taga. Esiotsa on vähene Toomas Ervel. Game kätte saada. Ei tule enam, vigu tuleb sisse liiga palju. Just teist tasa. Kolmkümmend 15. Ja hästi tugev serv oli, aga viga. Ideaalne tõrje. 30 tasa. Lagunemas on mäng. Ei pea vastu 3 setti. 30-40 ja murdepall. Ja nüüd kipub kogu aeg võrku tulema. Aga edu see väga ei ole toonud. Jevgeni Mugevitšus ja ta juhib otsustussetis 5-0. See viib seti võidule praegu Lukas Mugevitšus. 15-0.
30-0. Ja Mugavitšus on võtmas seda, mis talle kuulub. 5-0 ja 30-0. Küll mehed nüüd paugutavad 40-15. Teine matš palju juba läinud 40-30, aga seis muidugi pole ohtlik Leedulasele, nii et siin ei tasu sellest mingid järeldusi teha. 3. matš palju. Ja lihtne viga Innolt võrgus ja ise mänginud otsustas, nüüd kestis küll väga vähe ja ajaliselt ning võit Lukas Mugavitšule Leedus 7-5, 2-6, 6-0. Jah, eks leedulane pani ka tempot ja jõudu juurde otsustavas setis. Oli natuke harjumatu küll tema mängi esimeses 2 setis. Ta on nähtud tema tegelikke võimeid ja varasemaid esitusi, aga läks nii ja kokkuvõttes Innolt võitluslik partii, nii nagu ka Tartu turniiril. Aga jah, Antepi punkti siit ei tulnud ja 16 tulka leedulane. Ning nüüd siis on meil kavas siis järgmine seis selline, et väljakule tuleb Vladimir Ivanov ja mängib ta venelase Ivan Kahvi vastu. Väike paus tõenäoliselt, mitte suur paus ja me saame jälgida 3. eestlase esitust, et seni 2 eestlase esitus ei ole küll võitu meile koju toonud. Aga kogemused on hindamatud, mis nad sellisel turniiril saavad. Väike kommentaar, mis väike paus. 5-7 minuti pärast algab Vladimir Ivanovi kohtumine. Tere tulemast tutvuma tennisega! Tennis on mäng, mida harrastab maailmas üle 100 miljoni inimese, igas vanuses ja igal tasemel. Tennis sai alguse juba 13. sajandil Prantsuse kloostrites. Oma praeguse kuju sai tennis aga 18. sajandil Inglismaal ja on tänaseks kasvanud üheks populaarsemaks spordialaks üle maailma. Tennisega võib tutvust teha kohe, kui jalad kannavad ja juba päris väikestel tennisemängijatel on võimalus osaleda erinevatel võistlustel. Ei tasu muretseda, kui sa ei alustanud tennisemängu lapseeas. Tennis on mäng, millega võib algust teha igas vanuses. Tennis sobib nii naistele kui ka meestele. Tennisemängu võib õppida kas grupitreeningul või lihtsalt sõbraga mängides. Selleks, et erineval tasemel mängijad saaksid nauditava tennisekogemuse, on võimalik kasutada kergemaid palle ja reketeid ning eri suuruses väljakuid. Ole julge ja proovi tennist punase, oranži ja rohelise palliga ning sul on võimalik tennist mängida juba esimesest treeningust. Tennis on üks väheseid pallimänge, mida võib harrastada kõrge eani. Paljud seeniortennisistid treenivad ja võistlevad kõrge vanuseni aktiivselt. Tennis on lihtne, lõbus ja tervislik sport. Tule proovi tennist. Tennis on lahe.